sellega ka tühi või? Oot. Kuule, mida vittu? Kuule, aga siin võib ju... Kuidas see squatting clause on? See on niimoodi, et kui mingi aja pärast ta töötab riigis ka. Kui mingi aja pärast keegi nagu siin välja jää, siis claim it yours. Aga... Ei no, aga alguses sa pead ju ennast nagu sisse, et tuled, et sa lähed ütled sellele kohalikule omavalitsusele, et see on nüüd esimene päev või? No ma ei tea, siis 2 aasta pärast lähed tagasi, ütled, keegi pole mind välja ajanud ja ma nüüd võtan endale. Ma ei oska just öelda, kuidas Inglismaa meelest teevad niimoodi, et ma nüüd tohin siia ja see on väga kriti. Nojah, aga sa pead selle esimese päeva kuidagi ära ja siis läheb, siis teed lehega pilti. Ajalehega pilti. see ei ole või? Jah. Sellest on ju pohku võtad aasta aega vana lehele, sinna teed pildi ära ja siis lähed 3 päeva pärast kohalikku omavalitsusse, et näeme on aasta aega elanud. No sellega ma arvan, see ka, et kui ikka omanik välja tuleb. Ma kujutan ette, et ikkagi sa lähed kohalikku omavalitsusse, siis nemad annavad selle tühjade majade nimekirja sulle. Sealt pead valima jah, kuhu sa skotid ennast. Siis ütled, et okei, ma olen nüüd siin. Nad hakkavad eelmise omanikuga kindlasti ühendust võtma ja kui siis välja midagi ei tule. See on päris... Ganja Country. Total Ganja Country. Vetal sõitsime ainult niiviisi neid jõe ääri vaatasin. Kus on taimed? Praegu see kõik juba ära korjatud. Pökki ära üles partida. Tõenäoliselt on tulevikust Hispaanias asja. Vahepealtus. Ma olen kõrgustesse kogu aeg või? Kasvab vist jah. On hea, kõvasti enda. Teed lähevad lumiseks. Väina on korra juures. See Livia oli ka ja seal See üks külana ja mingisugune imelik koht veel küla kõrval nagu üleval mäe peal. Käidud vaata.
ikka vaja ju võikiga lasta tonni peal. Ja siis peab alla ka. Kohe, natuke läheb võib-olla üles. Auto tuleb. Selja taha on eriti hea vaade. Enne paar pilti. Ponto! Üks ei sõitnud autoga sinna jumala nagu välja sinna. Parki. Jäljed läksid üle. Tuleb ja. Tuleb vastu nägi kuskil. Aga tavaliselt vist siukest teed ei sõideta, kui